Tere, on neljapäev ja oleme taas siin Meie Maa ooperi stuudios Kuressaare kesklinnas Retrokohviku terrassil. Mina olen Heli ja minu kõrval on Anneli, kelle käest ma tahan küsida, millised on siiani sinu muljed ooperipäevadest? Mina käisin eile Anneli Peebo kontserdil, kellest on juttu ka värskes Meie Maas. Ja mulle väga meeldis tema kontsert. Ja samamoodi meeldis mulle õhtune Don Carlose ooperietendus, kui saad jälle aru, et miks see festival üldse siin Kuressaares on. Nii et ka täna on ooperistuudios siin Retrokohvikus põnevad külalised ja tere tulemast vaatama. Me ooperit ja ooperit, me armastame ooperit. Meie Maa ooperi stuudioga Kohvik Retro terrassil on liitunud nüüd Risto Joost. Mees, kelle tegemiste nimekiri on väga pikk, aga võiks lühidalt kokku võtta selle nii, et Rahvusooper Estonia dirigent, Tallinna kammerorkestri kunstiline juht ja peadirigent ning Madalmaade kammerkoori peadirigent. Lisaks sellele võis teda näha ka Tallinnas sel aastal laulupeo, suure üldpeo dirigendi puldis. Alustasime sellest, et Risto, sa oled 34-aastane, kas sulle vahel ka tundub, et sa oled nii noore mehena juba ikka väga palju saavutanud? No see on väga suhteline küsimus, et loomulikult ma pean ennast veel nooreks, aga 34 on juba Mozarti mõistes vanamees. Selleks ajaks ta oli jõudnud kirjutada peaaegu kõik oma loomingust. Ja me esitasime siin paar päeva tagasi Mozarti Requiemi 2 korda päevas siis Saaremaa ja eriti Kuressaare rahvale ja selle teose kirjutas oma elu lõpul, kui ta oli 35-aastane, nii et selleks ajaks oli Mozarti looming juba enamjaolt maailmal olemas, aga minu tegemised on tõesti olnud seotud väga mitmel erialal, muusikalises mõttes mitmel erialal, et seetõttu ma julgen väita, et minu tegemised on alles ees, aga õnneks muusika ise pakub nii palju väljendusvahendeid ja laulmine ja vokaalansamblitega töö, ooper, ballett, kammerorkester, sümfooniaorkester. Need kõik on nii laiad tegevusvaldkonnad, et sellele võiks tõesti oma elu pühendada. Sel aastal juhatasid sa ka laulupeal ühte laulu Noored sepad, mis vahe on seista siis laulukaare all või siin ütleme kuskil kirikus või Estonia kontserdisaalis ja juhatada orkestrit või lauljaid? No ütleme niimoodi, et ega tegelikult suurt vahet ei ole, muusika on muusika. Loomulikult laulupidu on Eesti rahva sündmus, mida tulevad ikka kuulama ja vaatama ju sõna otseses mõttes 100 000. Ja see on ka pikema ettevalmistusprotsessiga rahvuslik sündmus. Kontserdid tihtipeale valmistatakse ette paari prooviga, nii et eks see aeg, mis on pandud ühe asja ettevalmistamisele, määrab ka tihtipeale selle emotsionaalse seotuse konkreetse teose või kontserdi etendusega. Selleaastased ooperipäevad on üsna kuumad selles mõttes, et ilmad on palavad ja isegi inimesed on öelnud, et kirikutes on isegi palav. Kuidas see mõjub sulle kui dirigendile, lauljatele, orkestrile, kuidas selle kuumusega toime tulete? No minule mõjub see väga üheselt. Põhimõtteliselt ma saaksin oma ülikonna korralikult välja väänata peale kontserti, nii et kui me esitasime üleeile Mozarti Requiemi juba 2 korda, siis oli veel minu ülikond esimese kontserdi sellisest värskusest kantud, ütleme siis niimoodi. Sul palju kilogramme kaotada nagu pole vist? Jah, aga õnneks on mida jagada teistega ja ma muidugi pean tunnistama, et kui selline tõesti kuumal suvepäeval esitatakse väga emotsionaalset teost nagu Mozarti Requiem ja on palju rahvast saalis ja see vajab nagu emotsionaalset toonust, siis ei olegi väga võimalik ka talvisel ajal niimoodi rahulikuks jääda, et ühtegi pisarat ei poeta.
Kas kuumade ilmadega annab ka mingeid soovitusi, mida selga panna, millised salvrätid lauljatel või esinejatel kaasa võtta? Soovitan küll, ausalt öeldes minu eest olekski aeg liikuda esitajatel edasi oma sellises visuaalses ja pooles, et tõepoolest kostüümidena on jäädud hästi konservatiivseks. Mina eelistaksin rannariideid. Ja kui saaksin, tuleksin lühikestes pükstes, aga see vist ei ole paslik, aga ütleme temperatuuri mõttes oleks ta absoluutselt kohane muide kõigile, nii publikule kui ka esinejatele. Sa oled kontratenor, kui palju sa ise üldse lauljana üles astud? No teate, mul on juba väga kaua öeldud, et sa oled kontratenor. No teate, see on tegelikult ju üks hääleliik, samamoodi ma olen tenor ja samamoodi ma olen bariton. Ja nüüd ma enam loomulikult oma aktiivse laulja karjääri osa ei täida sellises mahus nagu varasemalt, pigem sellised mõned tähtsamad esinemised, mis tõesti on pikalt ette planeeritud ja sünnivad koostöös, ütleme, heade sõpradega ja ka pigem on see minu jaoks professionaalne hobi, mis annab, ütleme, dirigeerimistöö kõrvalt sellist nii-öelda päris muusiku maiku. Aga nüüd ma tahaksin lõpuks paljastada sinu abiga ühe saladuse. Tavaliselt dirigendid on ju vanasti olid küll näoga, aga nüüd on ikkagi seljaga publiku poole. Just. Aga me tahaks teada, mis nägu sa teed ja mis nägu sa oled, kui sa lähed oma orkestri või koori ette. Kas sa saad nüüd meie kaamerasse teha seda nägu ja neid liigutusi, kui sa pöördud oma koori ja esinejate poole? No absoluutselt, ega pigem on ju see on selline emotsionaalne kohtumine. Loodetavasti on jäänud veel kübeke positiivsust järgi peale intensiivseid proove kontserdiks, nii et ma ikkagi loodan pigem olla muhedama näoga muusikute poole. Alguses kindlasti üsna sarnaselt ka ütleme, mis silmavaatega ma publikule otsa vaatan, aga neid nägusid, mida tõepoolest kontserdi käigus näha võib, no neid nägusid tõepoolest publik niisama ei näe, kui nad just orkestrantide poole istud. Me ooperit ja ooperit, me armastame ooperit. Üks meie tänastest külalistest on tore ja rõõmsameelne Oliver Kuusik, kelle jaoks tänaseks päevaks on ooperipäevad juba lõppenud. 7. Saaremaa ooperipäevad on väga kuumad, sõna otses mõttes ilm on väga kuum. Eile õhtul esines Oliver Kuusik koos teiste toredate lauljatega ja orkestrantidega Laurentiuse kirikus. Minu küsimus oleks praegu, et mitu frakki sellel õhtul kulus? No kuna päev oli pikk, aga tõsine, siis mul oli kogemata kaasas tervelt 3 ülikonda, aga vaadates praegu seda kaunist ilma, mis siin Saaremaal valitseb, et oli see ilmselgelt liialdus, nii et ma pean nad kõik nüüd kenasti Tallinnasse tagasi viima. Aga omajagu kiire päev, et meie praktikas ei ole väga tavaline, et me teeme 2 suurt esinemispäevas, aga kui on hea energia ja kui on head sõbrad ja head muusikud ja kui on rõõm seda teha, siis ei saa arugi, kui need juba läbi on. Kas eilne 2 Mozarti reekviemi järjest ettekandmist, kas need kokku võib lugeda õnnestumiseks? Täiesti kindlasti, et vahel on asjad ikka nii, et kui on väga head koosseisud ja väga head inimesed ja lauljad ja dirigendid, et siis asjad lihtsalt õnnestuvad spontaanselt, et ei peagi nii tohutult palju kõike kokku harjutama, sest inimesed kõik on seda juba teinud. Ja ma arvan, et meil oli väga hea energia ja me ise nautisime küll ja nautisime ka kindlasti publikut, kes oli meie vastu ääretult soe. Jah. Niimoodi, siit ma küsiksingi kohe, et nüüd ma saan aru, on käsil puhkepäev praegu. Kas Saaremaa koduõlut olete jõudnud juba maitsta? Vot ei ole, mul oli eile üks väikene arutelu sellega, aga veel ei ole jõudnud. Ma loodan, et ma täna enne praamile minekut ikka selle ära mekin. Kas on kogemusi varasemast? Ei ole väga. Pean ausalt ütlema, et võib-olla siis ma olen üritanud jätta need head asjad alati nagu kõige lõppu. Eks ma siis proovin seda ikka Saaremaal ja ikka siin. Et vaatame. Niimoodi, minul on siin kaasas ühed prillid, et iseloomustada järgmist küsimust. Ooperis teatavasti peavad kõik asjad olema väga suured, et need paistaksid ka publikule hästi silma. Kas see on nii, et kui nutame, siis väga palju, kui naerame, siis liialdades?
no tegelikult on üks asi, mis publikule silma paistab, aga see asi, mis tõeliselt publiku nutma ajab, ei ole mitte näitleja nutvad silmad, vaid ikka näitleja nuttev süda. Et kui süda on suur, siis on ka silmad suured. aga need sobivad väga hästi, nii et ma arvan, teatris tuleb ikka natuke liialdada. Aga kas minimalismil üldse on ooperilaval kohta? Mingites kohtades kindlasti, et mingites stsenides nad väga hästi mõjuvad, aga kindlasti peab olema ka kogu see asi pompöösne ja suur, et kui asi on vahel natuke pisike ja siis saab suureks, siis on see ju palju mõjuvam. Nii, ma tänan, ma võtan nüüd oma dekoratsiooni eest ära ja küsiksin edasi veel, mida see festival tähendab ühele lauljale? Just see Saaremaa ooperipäevad, kas see on kohtumine sõpradega, kohtumine tulevikulepingute küsimuses või mis on selle võlu siin? No kõikide nende suviste festivalide ja näiteks Saaremaa festivali suur võlu on ikka see, et on ilusad ilmad tihtipeale ja on suur ooperipidu. Ja kui on kõik need head tingimused täidetud, on hea söök ja head sõbrad ja head muusikud, siis see kõik tuleb nagu palju lihtsamalt, et kõigile hirmsasti meeldib siin ja olles rääkinud nende inimestega ka, kes siin nagu teevad festivalidele asju, et kõik on väga õnnelikud. Et seda võib-olla isegi hooaja keskel nii palju ei näe, et inimesed on tõsised ja ilmad on tõsised, aga väga tore on küll, et niisugune üritus meil siin on ja tore on vaadata, et iga aastaga ta läheb aina suuremaks ja suuremaks. Ja meenutaksime nüüd ka korraks Oliver Kuusiku lapsepõlve. Et kus see möödus? Minu lapsepõlv möödus Tallinnas ja Lasnamäel. Aga ma tahaksin nüüd täpsemalt küsida lasteaiapäevilt, et milline oli üks esimestest lauludest, mis... Võt, see on üks huvitav küsimus. Mul on üks väike pilt, kus mul oli mingisugune kapsas oli peas, midagi sükest ja siis ma pidin seal laulma mingit laulu ja siis ju siis lauluõpetaja seda nägi ja mu muusikakooli kohe pistis. Aga mul ei tule nagu hästi meelde. Aga milline on laul, mis meenub, mille sõnadki praegu peas on? Ikka keeruta, lennuta, linalak neidu, kell silmisti kelmikelt sädabeid lööb. See on see tänase päeva laul. Nii ta on. Kas me tohime siis paluda, kuidas see kõlab tänases ettekandes? Keeruta, lennuta, linalak neidu, kell silmist nii kelmikalt sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaal heinamaal juunikuuel. Nii see laul on. Parane hommikune üllatus. Nii, mina väga tänan, Oliver, sa oled alati teretulnud Saaremaale ja me loodame, et ükskord ka suure ooperilaval või ma eksin? No kindlasti, eks need ajad on tulemas ja kui kutsutakse, siis tulen alati suurima hea meelega ja soovin kõikidel inimestel ilusaid suveilmasid, mis praegu on ja nautige ja kasutage need ära, sest neid on tõesti vähe ja nad on ilusad. Ujuma oled jõudnud? Ei ole veel, aga täna kindlasti lähen. Nii et... Kas see on üldse lubatud ooperilauljal? No vesi peab ikka olema natuke soem, et siis võib minna küll, aga ikka on lubatud. Peale kontsert on kõik lubatud. Selge, meie maa ooperistuudio soovib ilusat suve. Me ooperit ja ooperit, me armastame ooperit.